Tere hea kuulaja, kes oled avanud podcasti Keskea selginemine. Meie oleme Angela ja Reinu ja viime sind põnevale teekonnale, kus nii omavahel kui koos külalistega arutleme elamise ilu, võlu ja valu üle keskeas ja kõrgemas vanuses. Ikka selleks, et saada juurde selgust ja teadmisi, kuidas oma igapäevast elu elada nii, et tugev tervis ja ergas vaim toetaks meid oma unistuste elluviimisel. Täpselt nii kaua, kui ise soovida julged. Elu on seiklus, ole julge ja naudi teekonda. Head kuulamist! Tere, kallid kuulajad! Mina olen Riinu. 1981 oli selline aasta, kus kirjutas Ott Arder laulusõnad, millele Rein Rannap lõi muusika ja sõnumi tõi Eesti rahvale ansambel Ruja. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. See on pärit laulust Inimene õpib. Ja nii ta on, et mida rohkem me õpime, seda rohkem saame aru, kui vähe me teame. Seega ka minu viimased 11 aastat on järjepidevalt õppides möödunud, kuid täna on meil saates 2 külalist, kellega arutlemegi õppimise teemal. 2 naist, kes on astunud uuesti koolipinki. Räägime sellest, miks inimesed otsustavad keset elu jälle kooli tagasi minna. Et kas siis see põhikooli ja keskkooli aeg või ülikool ei olnud nagu esimest korda juba piisavalt hull. Aga kuidas see päriselt täna siis välja näeb ja kas keski ja selginemine võibki vahel alguse saada just koolipingist? Tavaliselt me istume Angelaga koos siin siis küsijate rollis ja viime seda saadet üheskoos läbi ja arutame, miks keskiga on kord segane ja kord siis väga-väga valgustav. Aga täna on natukene teistmoodi ja Angela ei ole siin minu kõrval saatejuhina, vaid istub teisel pool lauda, hoopis külalisena, hoopis uues rollis. Sest ta on hiljuti teinud midagi väga inspireerivat. Ta on alustanud õpinguid, et saada õeks. Palun tutvusta Angela ennast nendele kuulajatele, kes ei ole meie esimest saadet kuulanud. Kes on siis Angela? Tere kõigile! Mul on nii palju rolle, et täna ma tahaksin öelda enda kohta ainult, et olen naine, kes viib lõpuks oma unistusi järjest täide. Väga hea. Meil on stuudios ka Anna-Liisa. Tere, Anna-Liisa. Tere. Kes on läinud õppima Sisekaitseakadeemiasse. Kuidas sina ennast tutvustad? Eelkõige ma arvan, et ma olen ajakirjanik ja olen oma sellise ühiskondliku rolli üle väga uhke. Aga õppima läksin seetõttu, et mul on selline pidev vajadus ennast täiendada ja kuidagi mingisugused märgid näitasid, et nüüd tuleks seda teha ja just selline eriala valida. Mis eriala on? Ma õpin kriisireguleerimist mikrokraadi kava põhjal siis, mis tähendab 1 semestrit ja 4 ainet. Selline väike kooliamps. Väga hea. Ma küsin siis sinu käest ka, Anna-Liisa, mida me küsime kõikide külaliste käest. Mis on keski ja selginemine? Mida see tähendab sinu jaoks? Ma mõtlesin selle peale eile, kui mul ei tulnud und. Et ma ei ole ise ennast nagu kunagi defineerinud vanusa järgi. Aga ma arvan, et see võiks olla selline koht elus, kus sa just kui tuled mingisugusest vanast kestast välja ja alustad mingisugust uut etappi, kus kõik on uus ja sa tahad teha mingeid asju, mida sa pole kunagi varem teinud ja kuidagi nagu seda elu elada nii, et kui sa lõpuks oled oma viimaste elupäevade piiril, siis sa mõtled, et oli see vast elu. Et kõik, mis on meeles, see tuleb nagu ära teha, et ei ole siin mingit seda, et ma ei tea, ma ei saa või ei ole võimalik või see ja too, et ei otsi nagu vabandusi, vaid teed seda, mida hing ihkab. Kas sinul on olnud ka midagi sellist kuklas, mis on seal tiksunud 10, 20, 30 aastat, ma ei tea, juba varakudest lapsepõlvest peale? Ja on mõned asjad. Mul on mõned spordivõistlused, kuhu ma veel ei ole jõudnud. Võib-olla mõned õpingud veel, mida tahaks teha. No reisida tahaks kindlasti igale poole veel, kuhu ma ei ole oma elus jõudnud. Et kindlasti on selliseid asju, mis on mõttes mõlkunud ja
tuleb üks päev ära teha. Meil on ka see keskiga meie jaoks vanus ei ole teema, eks, aga see number on number. Ma küsin ka Annalise, kui vana sina oled? Saan kohe 40. Kohe ja Angela on meil saanud 50 juba mõned kuud tagasi. Oma elus oled ühe karjääri teinud, ehk siis see õppimine, kus sa täna oled valinud selle õppimise ala Angela siis õeks. Ja. Mis on siuke täiesti, lükkab ikka juuksed püsti ja võtab nagu hingamise vaikseks, sest mina olen seda 3, 4, 5 aastat puht praktilistel mõtetel nagu mõlgutanud, aga minu jaoks on ikkagi utoopiline veel õppida sellist eriala. Aga mis oli see, mis hetk oli see, et kui sa nüüd mõtlesid, et nüüd aitab, lähen õppima, mis oli see inspireeriv moment. Sellel on hästi pikk eellugu. Ma tahaksin vastata sellele küsimusele, mida sa küll ei küsinud minu käest, et mis see keskea selginemine minu jaoks tähendab, sest see on üks põhjus kindlasti, et on üks selline periood, kus sulle saab lõpuks selgeks, et teha tuleb neid asju, mis on sinu jaoks tõeliselt olulised. Ja kellel ta tuleb, mina ei tea, 30-selt, kellel 80-selt, kellel ei tulegi, et nii on. Aga siis põhjus ühelt poolt on minu tervis, et ma sain aru, et kui ma tahan teha kõike seda, mida ma siin elus teha tahan, ehk siis Riinuga koos kõiki neid hullusi, füüsilisi hullusi, siis ma pean ära jätma oma väga raske füüsilise töö, ma olen 20 aastat massöör olnud, et 2 asja ma korraga teha ei saa. Ja sealt tuli siis esimene nagu siuke impulss, et ma pean ametit vahetama. Ja ametivahetus ei olnud mul nagu mingi eesmärk, sest et olen hunt Kriimsil, kogu aeg teen 9 asja ja 10 ei ole nälg. aga ma olin juba teinud 2 aastat tagasi otsuse minna Kaitseliitu, sealt siis sattusin või läksin meditsiiniosakonda, sealt siis õppisin sanitariks ja järgmine samm oli parameedik. Ja nüüd nagu tuli see koht, et tuleb õppida rohkem ja siis ma mõtlesin, et aga äkki õpiks veel rohkem. Ja see on minu plaan B, see ei ole minu plaan A, et tuleme selle juurde hiljem tagasi, aga see oli ajend jah. Eelkõige tervis ja eelkõige siis vajadus muuta oma ametit. Ja kui juba siis ikka teie rauaga? No teiega, vähem aga ei saa. Et poolikuid asju ei tee? Ei. Sest sina käid ka päevaõppes? Täiesti päevaõppes koos 200 õega, kellest ma arvan käputäis on minu vanuseid ja kõik ülejäänud on ülimalt toredad noored otse keskkooli pingist ja see kõik on ära ütlemata huvitav ja pea peale pööranud kogu mu elu. Anna-Liisa, miks sa küll ütlesid, et sul oled tahtnud õppida kogu elu ja järjest on neid asju, põnevaid asju, mida teada saada on veel ja veel. Miks just Sisekaitseakadeemia praegu? See võib-olla ei sõltunudki nii palju nagu koolist, vaid just sellest, et tekkis suvel selline moment, kus ma käisin ühel töövestlusel. Tahtsin näha, kas mul on mingit šanssi mujal ka, kui olla ajakirjanik. Ja siis seal otsiti müügi- ja turundusosakonna kommunikatsioonijuhti. Ja selgus selline asi, et peaks olema kriiside lahendamise taust. Ja kuna mul ei olnud seda, siis see tundus minu jaoks nagu märk, et nüüd on viimane aeg ennast hakata täiendama. Ja kuna Sisekaitseakadeemias selline mikrokraad oli, siis sellest tingituna see valik sündis, et päris magistrit ma ei tahtnud esialgu teha, sest see tundub nagu täiskohaga töö ja kõige muu kõrvalt natuke hullumeelne. Et ühe korra ma olen seda küll teinud ja see oli päris raske periood, mille lõpus ma põlesin läbi. Et seda pikka mitmeaastast õpikut ma ei tahtnud ette võtta. Ja see mikrokraad oli täitsa selline nagu rusikas silmaauku, et sobis mulle väga hästi. Ma küsin täpsustavaks veel, et see on
ütle uuesti. Kriisi reguleerimine. Kriisi reguleerimine. Mis kriisist me räägime siin? Kas see on nagu meeskonnakriis või see on siis ühiskondlik kriis või kui suuremahuline see kriis on, mida seal mõeldakse? No me lahkame seal ikkagi nagu päris suuri kriise, et näiteid on siin toodud ka näiteks Saksamaalt ja meil on olnud ka välismaa õppejõud, et see on ikkagi päris selline tõsine asi, et pigem nagu üleriiklikud suured kriisid. Kas küsin lihtsalt, kas Eestis on mõni kriis olnud, mida teil on näiteks toodud? Ja siin on palju kriise olnud, kõige suurem kindlasti COVID-19, mis kestis ju väga pikka aega ja mille tulek oli ju väga ootamatu, et põhimõtteliselt üleöö pandi ju kõik kohad kinni ja varem ei ole kunagi sellist asja olnud. Ja no kindlasti on olnud mingisuguseid väga suuri torme, mis mul meenub kohe on see Padaoru torm aastaid tagasi siin. Ja noh, sellised suured kriisid ikkagi, mis mõjutavad väga paljusid inimesi, kus on seotud väga paljud valdkonnad, alates siis kohalikust omavalitsusest, lõpetades ministeeriumidega, et jah, sellised suured kriisid ikkagi, suured kriisid just. Ehk siis iseenesest ei olnud nagu spontaanne otsus, vaid ta oli ikkagi teadlik valik, et nüüd seda olukorda on vaja. Ja ma arvan üldse, et sellises vanema seas õppima minek on alati teadlik valik, et see ei tule niisama, et ma tahaks nüüd midagi teha, nagu see võib olla peale gümnaasiumit, et kui inimene on alles ju maailma astumas, tal ei ole aimugi, mida ta võiks teha või mida õppima minna, et kindlasti ma arvan, et see on jah teadlik valik ja ma arvan, et see on väga äge, sest et kui sa ikkagi õpid mingit asja, mida sa leiad, et sul on vaja, siis see on igas mõttes väga kasulik ja ma arvan, et loob ka mingeid uusi võimalusi ja avab uusi uksi. Mis oli esimene mõte? On nüüd otsus tehtud, ma nüüd lähen õppima, on nüüd ka ära regatud, eks esimene asi on ju avalduse kirjutamine, kirjutan avalduse ära, kutsutakse vestlusele, peab ka mõned õendusel on need testid, kas seal oli ka mingid testid lisaks siis vestlusele? Ei, mikrokraadi õpe on ikkagi selline, et sa registreerid ennast ära ja selle puhul ei olnud küll midagi lisaks vaja teha peale selle, et raha peab maksma. Saad arve, maksad raha ja ostad koolipinki. No nii on, aga ühes kohas, kuhu ma veel kandideerisin, mis oli üks Tallinna Ülikooli mikrokraad, no seal oli küll vaja ikkagi oma CV esitada ja ka motivatsioonikiri kirjutada, nii et on erinevaid lähenemisi sellele sisseastumisele. Ehk siis seal oli regamine ja teadsid juba, et sa pääsed seda õppima? Mul oli isegi nii, et sellel oli väga suur huvi ja kuna mikrokraadi võeti vastu ainult 10 inimest, sest nad õpivad koos siis magistriõppega, siis jah, see oli väga piiratud, nii et alguses ma ei saanud kohta sinna. Ma tükk aega ootasin, et keegi eest ära langeks. Ikkagi oli nagu valik ka. Just, et aga see valik oli nagu registreerimise järjekorras, mitte kuidagi muud moodi nagu väljasõelumise teel. Et jah, ma pidin vist 1 kuu aega ootama seda kohta, et keegi eest loobuks. Aga näed, asjad lähevad nii nagu minema peavad. No täpselt mul vedas, jaa. Angelal küll nii lihtsalt ei läinud see, ehk siis seal õendusel on päris suur konkurss. Ja sain teada, et vist kõige suurem oli see aasta, et Tallinnas äkki oli 900 ja vastu võeti 200. Ja siis ma kandideerisin Tartusse ka huvi pärast ja tegelikult siis see küsimus, et mis mind valdas, mis tunne oli, nii äge oli, ma tahaks teada, millised on minu teadmised täna 50-sed, kus ma nagu reaalselt ei ole mitte midagi vahepeal õppinud, sest Tartusse sisseastumisel oli vaja teha ülikooli akadeemiline test. Ja siis ma ainult selle pärast nagu reaalselt läksingi sinna oma võimekust testida. Ja Tartus vist, kui ma ei eksi, äkki midagi 700-ga ja võeti vist umbes 160. Ja Tartusse sain kohe sisse, sest mul läks see test väga hästi ja vastuvõtu see nii-öelda need katsed läksid ka väga hästi ja Tallinnasse jäin ka natuke üle selle joone, aga kohe, kui hakkasid siis teistesse koolidesse eest ära minema, siis sain päris kiiresti selle koha. Mis sa arvad, kas sinul tuli kasuks ka sinu eelnev taust? Elukogemus kindlasti. See tuli välja igas situatsioonis. Tartus 7 situatsiooni oli vaja lahendada,
koha peal nagu läbi mängida. Ja kuna ma olen õppinud ärijuhtimist ja tegelenud nagu juhtimisega päris palju, siis seal oli hästi palju juhtimist, ükskõik mis tasemel, kas või see, et kuidas sa juhid naabrinaise, kes ei taha perearstile minna, et kuidas sa saad hakkama sellega, et ta sinna ikkagi jõuaks. Et ma arvan, et see elukogemus kindlasti ületas noore inimese omad. Kas nüüd siis jah, kui oled kooli sisse saanud, kas siis oli see, et uus algus või siis oli, et appi paar karvast sõna lendas, millega ma nüüd hakkama sain? See hetk, kui ma sain teada, et ma sisse sain, muidugi oli jumala äge, aga tegelikult ma juba kõhklesin, sest sellest hetkest, kui ma selle otsuse tegin, juhtus meil üks selline asi, et ma hakkasin oma plaan A-d ellu viima ja see läks nii hoolega käiku, et ma olin nagu segaduses, et mis siis nüüd teha, et ma nüüd keskendun peaaegu 4 aastat sellele plaan B-le, aga ma siis ei proovigi seda ja ma tegin seda, et ma võtsin mõlemad käsile ja see on tekitanud minus selliseid, ma ei oska isegi öelda, natukene segadust selles osas, et see õeks õpe on hästi raske ja hästi palju vaevanõudev ja siis inimlikust seisukohast sul tekivad üles aega, et sellised tunded, miks ma nüüd teen seda endale. Aga siis fokusseerin oma otsusele, et teen ära mõlemad ja me ei tea, mis elu ette toob ja mina arvan, et see eriala on ääretult hea valik tulevikuks ja need oskused. See on ka nii, et kui sa ütled, et see on plan B, siis ta on ka tagavara variant sellest kriisist, mis ju Eestis välja tuli, eks ole, kus olid õed väga oodatud, vajalikud, hädavajalikud isegi, ma ütleks. Annaliisa, kuidas sinul oli? Kas sinul oli see, nüüd sain selle koha? Ja, ma olin selles mõttes väga rahul, et ma ju teadsin, et ma ei võta väga suurt tampsu endale. Et seepärast ka minu meelest see mikrokraad on väga kihvt ja neid järjest tuleb juurde. Et sa saad niimoodi ühe semestri kaupa õppida. Et ei ole seda, et ma nüüd panen ennast, ma ei tea, 4 aastaks kuskile nagu kinni, eks, et ja ma olin väga rahul. Ja ma selles mõttes ka, et see on 5 kuud, ei ole nagu pikk aeg, et sa suudad selle ära pingutada nii või teisiti, et siin ma ei näe mingit probleemi. Kas kaasnesid ka mingid hirmud? Ei. Mul ka mitte. Isegi mitte see, et nüüd tuleb mingid kodutööd ja kuidas ma saan hakkama ja kas see ikka mahub? Ma saan kõigega hakkama. No täpselt siiamaani kõigega hakkama saan, miks siis nüüd ei peaks? Ehk siis usaldate elu piisavalt hästi ja iseennast ka seal juures. Küsin ka sellise küsimuse, et kunagi mina olen eluaegne üliõpilane olnud ühest koolist teise ja isegi kui luban endale, et nüüd pean pausi, siis alati tuleb midagi põnevat ette, et teada, et ma tahaks sellest ikkagi veel rohkem teada ja sukeldun. Ja ka võib-olla selliseid nagu lühemaid programme ma ka enam ei ole võtnud, vaid ikkagi sellised paariaastased õpped lisaks. Siis samas olen märganud, et mõnel, kellel on mitu kraadi, siis alustab ta jälle uuesti nullist. Teinekord on paar magistrit teinud ära ja siis võtab jälle täiesti uue eriala, läheb nagu nullist sinna juurde. Et kas järjepidev õppimise juures võib olla ka midagi sellist sügavat meie sees, mille eest me tahaksime põgeneda või mida ära peita? Et koolipingis olen igavisti noor ja ei pea täiskasvanuks saama või on see ikkagi uudisimu nagu uute teadmiste ees, või siis on see paberi lõputunnistus nii oluline, mida ma tahaks saada, et ma teen seda ainult paberi pärast või mis see olla võib, et miks alustatakse uuesti? No teiste eest rääkida ei saa, ainult iseenda eest. Ja ma arvan, et põhjused on kõigil erinevad. Mina olen väga uudisimulik ja teadmiste januline. Paber ei oma minu jaoks isiklikult mingit tähtsust. Ma tahaks kooli lõpetada, sest tegelikult ma olen lõpetanud, ma olen käinud ülikoolis 7 aastat, õppinud ärijuhtimist ja mul on lõputöö tegemata, kuigi ma olen lõpueksamid ära teinud, ehk siis mul ei ole paberit, aga see ei vähenda minu jaoks selle õppe väärtust ja mul ei ole kunagi seda paberit vaja olnud. Aga meditsiinis ma saan aru, et siin paraku on vaja lõpetada. See ei kehti, et sa oled seal käinud koolis 3,5 aastat ja sul ei ole lõputunnistust. Et siis sa ei saa minna selles valdkonnas ilmselt tööle ikkagi.
Nii et see saab määravaks, aga mina tahaksin ikkagi osata kõike seda, mida läheks vaja siis minul abistamaks teist inimest, mis iganes meditsiinilises probleemis ma saan teda aidata. See on minu huvi. Anna-Liisa, kuidas sul? Mis sina arvad? Ma ei ole ka kunagi paberi pärast õppinud, ikka ise enda jaoks, ja ma olen selline olnud kogu elu, et mul väiksest saati meeldinud väga õppida, mulle väga meeldis koolis käia, mulle väga meeldis ülikoolis käia. Ja kindlasti see ei ole nagu selline põgenemine, et mul nüüd lähen peitu mingite asjade eest, millega ma ei taha tegeleda, et siis hoopis õpin on ju, et kindlasti ka see ei ole. Ja pigem ikka see, et sa tahad nagu ise ennast ju täiendada ja teed seda enda jaoks, et täiendada oma teadmisi, oskusi, saada paremaid võimalusi, et tekiks uued kogemused jälle ja selline pigem siuke isiklik rännak. Ma ütleksin siia veel seda, et ma ei ole tegelikult väga suur koolis käimise fänn, et ma ideaalis võtaks kõik need samad asjad, mida ma seal täna saan, kõik need ained täiesti vabalt ka mingite erinevate mikrokraadidena ja natuke siit ja natuke sealt, aga lihtsalt sellist võimalust meil ei ole. Et iseenesest ma päris see tüüp ei ole, kes tahaks nagu nii väga koolis käia. Disainiks ise endale selle programmi kokku. Jah, palun. Selle koha pealt on väga hea küsida praegu ka see küsimus, et nendes kokku pandud programmides on ju aeg-ajalt neid aineid, nagu sa tõidki, eks ole, sa tahad teatud ained õppida, aga on kindlasti ka sees need ained, mis ei ole põnevad sinu elukogemusel tuginedes, sa ei näe vajadust seda kunagi kasutada. Kas on vahest tunne ka, et tahaks nüüd ära hiilida sellest loengust või teil on ka Zoomi teel loengud, eks ole, paneks selle Zoomi kinni ja see asi ei ole minu jaoks. Mina vist ei tohi väga kõva häälega rääkida, mõni õppejõud äkki kuule. Aga ütleme nii, et popitegija ma ei ole kunagi olnud. Ma olen tegelikult suht tubli koolilaps olnud varasemalt. Kuidas täna olukord on? Täna ma prioriseerin väga tugevalt seda, mis mul vaja ära teha on. Et jah, seal on aineid, millest ma tunnen, et pole on nagu vaja selles õppekavas nagu, et nad oleksid seal ja nad annavad sulle mingid üldteadmised, aga et ma võin natuke kergemalt nendest üle käia ja on aineid, mida peab õppima väga-väga põhjalikult, sest muidu sa lihtsalt sealt läbi ei saa. Nii et kui me räägime Zoomi tundidest, siis jah, ma olen seal olemas. Kui põhjalikult ma seal olen ja kas ma teen samal ajal midagi muud, see sõltub siis ainest. Kuidas sinul, Anna-Liisa, kas teil on küll mikrokraad, aga kas seal on siis ka neid aineid selliseid, mis tunned, et võiks üle lasta? Ei ole, sest et kõik need 4 ainet on omavahel hästi põimunud ja nad moodustavad sellise terviku, et seal kindlasti ei ole sellist asja. Aga ma mäletan, kui ma 7 aastat tagasi läksin magistrisse, siis seal oli küll, et mingid, ma ei tea, kultuuriteaduste alused, mis võiks olla nagu bakalaureuseõppe esimese aasta aine. Et seal oli küll mingeid ained, mis ma mõtlesin, et aga et miks ma siin olen, et nagu täiesti mõttetu, et me lihtsalt pidime kuulama mingisuguseid teooriaid samal ajal, kui nagu meediamaastik on aastatega nii palju edasi läinud, et oleks võinud nagu tulevikku vaadata selle asemel, et seal minevikus sobrada mingites asjades, et olen küll tundnud seda jah, et mõni asi vahel küll on täiesti mõttetu. Või minu jaoks mõttetu, võib-olla mõnele see oli väga huvitav aine, ma seda ei tea, aga minu jaoks on küll olnud selliseid asju, mis on mõttetud. Kas siin võib mängida rolli ka nii-öelda elukogemus, et sa juba näed, kuidas see nagu suur pilt kokku jookseb nendest väikestest linkidest? Jaa, võib-olla küll, sest et minul oli selleks ajaks juba nagu bakaõppest nii palju aega möödas, et ma läksin magistrisse, kui ma olin 33. Et kui sa otse teed või nagu järjest teed bakat ja magistrit, siis oledki nagu noorem ja kuidagi see sul ei ole nagu nii palju kogemust, et aga minul oli selleks ajaks juba pikk maa nagu tööd tehtud ja kõike nagu lihtsalt kuidagi võib-olla ise nagu olin sellest üle või kuidagi ka varasemalt nagu sellega kokku puutunud nende ainetega, mis siis minu jaoks mõttetud olid. Et kindlasti ma arvan jah, et oleneb siis vanusest, mis ajal sa midagi õpid, võib-olla tõesti.
täiskasvanutel öeldakse ka, et õigemini noorematel on nagu kergem õppida, aju võtab palju kergemini asju vastu, et mida vanemaks sa saad, seda kuidagi kas siis ajuehitus või on ta siis rohkem asju müra täis või et mis seal siis toimub või on piisavalt juba elukogemusi, oma kindlad harjumused, mõttemustrid. Et kui lihtne on teie jaoks keskeas hakata uuesti õppima ja kas tuleb siis ennem teha mingit puhastust sinna ruumi, et ajus oleks ruumi uute teadmiste jaoks või siis peabki ikkagi tuupima rohkem? Minul on küll pigem vist lihtsam just, et seda kuidagi see maailmavaade on nii lai ja kuidagi nagu hoomad paremini neid asju, et pigem on just lihtsam. Et ma küll ei ole nagu mingeid raskusi tundnud. Et ei ole kuidagi pidanud oma seda ajukest piinama, et ikka see, et mingit vaheldust on vaja, et kas käid vahepeal trennis ja võtad aja maha korraks ja et seda ikka on vaja, aga kuidagi jah, pigem on hoopis lihtsam. Meditsiinis on anatoomia, füsioloogia, kõik protsessid, mis meil lihaskiud, mis on tuhandeid ja tuhandeid. Selles osas ma mõtlesin praegu, et kas mul on nagu ajul raskem. Et just selle vanusega seoses, et ma ei ole seda tuvastanud, kuigi ma kuulen seda kõrvalt, et teised nagu räägivad, et neil on raskem. Ma ei ole väga ammu sellises mahus, võib-olla mitte kunagi, sellises mahus pidanud asju pähe õppima nagu täna. Et see on võib-olla ka üks selline uus asi. Aga mis selle elukogemusega nagu kaasneb ilmselt on see süstemaatilisus, ehk ma olen väga süsteemide looja ja ma kogu aeg loon süsteeme, kuidas nagu paremini õppida, kuidas see minu jaoks paremini toimiks ja siis lisaks sellele ma ka nagu tund aega õpin ühte ainet, siis ma tõusen püsti, lähen teen füüsilist tööd, siis ma jälle õpin ja siis ma muidu vahetan seda, sest et mulle tundub, et nii jääb mulle nagu paremini meelde. Aga ma ei tea veel. Ma veel ei oska sulle vastata, vastan aasta pärast. Minul on see ka, et see eriala on ikkagi mulle ju tuttav mu tööst. Et ajakirjandus on alati väga suur roll kriiside lahendamisel. Et mul on juba seda taustateadmist nagu nii palju ja ma ei pea ju midagi pähe õppima, et selles mõttes see õppimine on ka väga erinev, et kui ma läheks ka praegu õeks õppima, siis ausalt öeldes ma ei kujutaks ette seda. et see tundub minu jaoks nagu väga raske, aga jah, et kuna mul on nagu seda kogemust ja eelnevaid teadmisi nii palju ja kuidagi need on omavahel läbi põimunud, siis mul tegelikult jah ei ole raske. Üks asi, mida tegelikult meile koolis ka päris palju õpetatakse ja just anatoomias, sest see on kõige raskem hetkel, siis esimese aasta aine, kõige mahukam, on seosete loomine. Et seda õpetavad ka õppejõud, olenevalt siis, kes õpetab, kes ei õpeta, aga kui nad seda teevad, siis see on väga äge. Ma ise olen ka oma lapsi õpetanud õppima nii, et seal looksid seoseid, näiteks keeleõppel on ju, siis kuna meil on ka ikkagi vaja ladina keeles enamus asju ju meelde jätta lisaks eestikeelsele nimetusele, siis kuidas neid seoseid luua ja seda siis ka teistes ainetes ma proovin siis nagu läheneda niipidi. Et seda ilmselt nooremana ma ei mäleta, et ma oleks teinud, võib-olla tegin. Nagu uus asi. Aga selles suhtes ei tunne nagu vahet, et kui te olite esimest korda 20-ndates käisite koolis või siis tänane õppimine protsess? Siis oli nii palju pidu ja pillerkaari, et ausõna mina küll ei mäleta. Ma käisin tööl, ma käisin koolis, kõike sama, nagu praegu, eks ju, et ei, elu oli lill. Siis ikkagi jäi võib-olla paremini meelde. Ei tea. Ma ei tea, ma arvan ka, et see on ikkagi niivõrd teistmoodi, et siis sa oled ju üksi, sul ei ole veel peret, mõned erandid kindlasti on, aga enamjaolt on ikkagi see õppimine nagu teistmoodi ja siis kui veel tööl ka käid on ja siis on vaja pidutseda on ja et selline on ikka erinevad sellised ajajärgud minu meelest, et praegult on hoopis teistmoodi.
ehk siis hetkel just tahtsin öelda seda, et kui vanasti sai otse pealt mindud kooli, polnud mingit küsimust. Ja siis veel tööle pärast seda. Absoluutselt, siis täna ma mõtlen ikka 10 korda ja tulen ikka öösel koju, magan natukenegi. Ja. Proovid südaööks kodus olla. No, kas just südaööl, aga no hiljemalt kell 2. Okei, teil on, kuna te olete nii-öelda mikrokraadi õppes, kas seal on kõik sinu vanusegrupis või on teil ka erinevad vanusegrupid? Mul on seal ka nii, et seal on noori magistreid ja siis on minuealisi ja veel vanemaidki. Noored magistrid on siis need, kes on just värskelt siuke 20 keskel? Jah, et need, kes on bakast tulnud ja otsustanud otse magistrit edasi teha, et sellised 20-ndate keskel. Ja siis on jah, või juba vanemad, et on erinevad. Kuidas sul, Angela, on? Vanusega meie grupis. Vanuse asem, jah, õpilastel siis, mis vanuses on? Olen püüdnud tuvastada, no kas või selleks, et kas ma olen kõige vanem, aga ei ole, et minu grupis meil on siis 200 õpilast ja see on jagatud 4, nii et 50 ja siis on tehtud see ka veel pooleks, et ütleme, et sellest 25-st ma siis tean, et on üks 55, siis olen mina, siis on 45 ja siis paar tükki veel, aga ülejäänud siis on juba noored kõik. Ma arvan, et keskkool pluss 5 aastat. Kuidas te täna näete seda, kui teie õpite ja siis need 20-aastased, et kas on nagu sellised ealised eriärasused seal vahel või siis kuidas see õppeprotsess või suhtumine kooli käib? Minu meelest minul seal kõik on ikkagi nagu väga teadlikud sellest, mida nad teevad, et keegi ei ole tulnud sinna niisama kuidagi olema või aega viitma, et kõik on hingega asja juures. Et kuigi me ju üksteist tegelikult väga ei tunne ka, siis meil on olnud sellised, kui olid sissejuhatavad loengud, siis ikkagi kõik õppejõud enamjaolt küsisid, et kellega tegemist on, et kes siin klassis istuvad. Kõik pidid natuke endast rääkima ja igal ühel oli ikka eesmärk selge, miks ta seal klassiruumis on. Ma ütleks, et jällegi raske nagu aru saada, mida ma näinud olen, mida minul ei eksisteeri, on selline ülemõtlemine. Et mulle tundus väga paljud küsimused ja ülekordamised täitsa nagu mõttetud, et milleks küsida ja küsida ja küsida, et küll las asjad jooksevad, lähenevad iseenesest. Et see erinevus ilmselt on, et mina usaldan elu hästi palju ja ma tean, et kõik asjad lähenevad, aga võib-olla noored siiski ei tea veel. Ja siis, aga jaa, seda ma ei saa öelda, et see oleks ainult noortel, seal on ka mõned minu vanused, kes on natuke üle mõtlevad, nii et puhtalt personaalne, ma arvan. Sest mina mäletan, mina läksin ka ülikooli, ma olin 25 ja mina õppisin ka päevaõppes koos ja õppisin nendega, kes olid järskelt keskkoolist tulnud, et siis oli ka suht erinevused, kui nemad ütlesid, et see aine on mõtet ja ärme siia lähe, siis mina nagu seostasin juba 7 aastat tööl käinud ja tahtsin saada, ka ärijuhtimine oli see eriala. Teadsin, et minu järgmine aste on siis meeskonna juhtimine, eks, et mida mul täpselt vaja on. Ja nagu hästi teadlikult ja see oligi nagu see erinevus, mida sa märksid nagu noorte vahel. Kuigi siis ei olnud nagu 7 aastat ei ole nagu suur vahe, eks, aga tollel ajal oli see ikkagi märgatav vahe. Ma ütleks siia veel ühe sellise asja, et kool on seda nagu väga huvitavalt lahendanud, et seda vähendada, mis tundub mulle võib-olla ei ole kõik õigem, aga võib-olla see siis töötab. Ehk nad on teinud väga paljud ained kohustuslikuks kohal käia ja õppejõud kontrollib seda ja see on mõningate ainete eelduseks. Mina mõtleks, et õpilane peaks ise vastutama oma kohaloleku eest ja selle eest, kas ta on või kuidas ta selle aine omandab, aga nii on tehtud ja see ilmselt natukene nüüd tekitab selle olukorra, et nad lihtsalt tulevad kohale. Jah, et seal nagu seda enda mõtlemist minagi lähen mõnikord selle pärast kohale, et peab. ja, eks siis jah, meie võib-olla arvame, et teadmised on olulised, aga teinekord on see linnuke võib-olla olulisem. Täna kooliõpe on ka totaalselt erinev tegelikult, mis oli ju 20 aastat tagasi ja just seoses tehniliste lahenduste poolest. On palju loenguid, me teeme juba selle Zoomi näiteks, et on videosilla lahendusel. Kas Annalisa, sul on kõik kohalõppe, kontaktõppe? Mul on koha peal, jah.
siis mina olen käinud ka kooliloengutes, kui oli meil ainult salvestused, ainult saadeti salvestusteks, siis videote näol, aga see oli ka pikaajaline õpe. Kodutöid, kontrolltööd teeme neti teel. Ka kontrolltöid olen mina netis teinud, eksamit ma olen netis andnud, et see kõik on nagu tänapäeva lahendustega siis võimalik. Aga kui mina läksin ülikooli, mul ei olnud arvutit nagu vaja ja ma olin väga väikse arvutikogemusega ja mul koduski vist ei olnud arvutit sellel ajal veel. Ja ma mäletan, kui kodutöid pidi esitama arvuti teel, ma ikka toksisin seda ühe näpuga seal tunde seda konspekti sinna sisse ja ma olin nagu ikkagi, ega aega ei olnud ka priisata, et kuidas teil täna on, kas te tunnete vahest ennast ka nagu natukene dinosaurusena, et tehnilisest teemast on vaja läbi närida või see on ikkagi juba nagu tänapäeva protsess, me oleme koroona ajast läbi närinud, eks ole, et kus oligi väga palju seda õppetööd või ka töö käis läbi siis selle neti? Mul ei ole see nagu probleeme valmistanud, et ma olen alati olnud selline nagu uuendustega kaasamine ja noh, kui on vaja seal netis olla seal loengus või seal eksamit teha, noh, eks me siis teeme ära. et kuidagi ei ole nagu võtnud, et see on nagu, ma ei tea, keeruline või et noh, nüüd ei ole enam nii nagu vanasti, et ei, ma arvan, et kõigega saab kohaneda ja selles mõttes ka, et nagu tehnilises mõttes mu igapäevatöö on arvutiga ja ma olen seda kasutanud kogu aeg, et see on selline, noh, kui ma ei teeks asju arvutis, siis oleks midagi puudu. ja noh, oma töös ka, no me ju teeme igasuguseid videoid ja asju ja tuleb nagu ka selle poolega kursis olla, et mul on nagu tehnilised asjad raskusi ei valmista ja noh, nüüd on meil ju suur abimees ChatGPT, kelle käest sa saad kõiki küsida ja ta vastab sulle nii palju, kui sa iganes soovid nagu ennast kurssi viia, et ja kindlasti vahel kasutan ka seda, et kui mingi asjaga on kiire, ma tahan ruttu vastust, siis ja kohe olemas. Muidugi tuleb kontrollida selles mõttes, et ühe korra aitasin lapsele ühte kodutööd teha ja ChatGPT pani pange. ja siis me vaatasime, et okei, kuidas see nüüd siis juhtus, et alati ei saa teda usaldada, peab olema ise hästi tähelepanelik ja ikkagi üle kontrollima kuskilt mujalt allikatest, et pärast ei oleks nagu asjad ise ka natuke kaasa mõtlema, et kui loogiliselt läheb paigast. Angela, kuidas sul? Meil on see nüüd niimoodi, et ta on minu arust väga tehniline, kõik see kooli siis õppe ülesehitus ja sellele pööratakse minu arust päris suurt rõhku. Või vähemalt mulle tundub, võib-olla on tavaline, eks ju. Aga nüüd, ei, ma ei ole dinosaurus, aga ma olen reaalselt tehnikakohuke, ma ütlen seda kogu aeg. Et lihtsalt see ei ole minu teema ja ma pean sellega nüüd järjest erinevate asjade tõttu kokku puutuma. Ja ma närin sealt läbi, see ei meeldi mulle, aga kes siis teeb, kui ma ei tee, on ju. Et keegi mulle ei tule ja ära ei tee seda. Nii et ma sunnin ennast neid asju tegema, see on ebamugav. No, ilmselt vist head asjad pidid sündima läbi selle, kui sa mugavustsoonist välja tuled. Nii et ma teen need asjad ära, jah. Et ma olen õppinud leiutama igasugu põnevaid lisaabivahendeid selleks, et tunnimaterjali siis saaks kasutada ja kasutan siis hoolega ja ütleme nii, et olen loov ja leidlik, aga lihtne see ei ole. No üks asi veel võib-olla, mis nagu selles tehnilises küsimuses alati nagu tekib, on see, et kui sa ei oska nagu seda teha, aga sa tahaks nagu kiirelt saada asjadega ühele poole ja siis sa hakkad otsima ja mõtled ja nuputad, et kuidas see käib, noh, see on siuke, ma ei tea, selleks ajaks, kui nagu selle õige tuumani jõuad, sa oled väsinud juba, et selle probleemi lahendamisest, et noh, mul oli eile näiteks, ma pidin ka vormistama ühte koolitööd, ei ole ammu niimoodi vormistanud neid asju. Tiitellehelt oli vaja esimese lehekülje number ära saada. No ei mäleta, kust see käis, kuidas. Nikerdasin, seal tegin üks linnuke sinna, teine sinna, no ikka ära ei lähe. Siis lõpuks oligi, küsisin ChatGPT-lt, okei, sama juhend, mida ma just tegin, aga number ikka ära ei lähe. Siis ma möllasin sellega vist, ma arvan, tund aega, et saada see üks number sealt ära. Et siis küll vahel ajavad asjad nagu närvi, et nagu, miks ei võiks nagu lihtsam olla? Aga kuidas sa said siis ära? Ma ei tea.
lõpuks midagi tegin ja lõpuks ta kustus ära sealt. Vahest asjad lähevad iseenesest paika, aga Ja, mina tean, ma ja. olen sama probleemiga madistanud ja siis ma olen sinna väikse valge ruudu peale kleerinud. Eks siis niimoodi ära peitnud ja pärast ma PDF-i ja siis ta ei paisti. Aga ei, ma lõpuks sain ta ära. Ma ei tea, kuidas, aga ta läks sealt ära, nii et rahumajas sellega. Ja kallid raadiokuulajad saavad, podcasti kuulajad saavad ka praegu siis siin teada, kuidas naiste mõistus vahest töötab, kui nad on tehniliste Oi, ma tahaks rääkida sellest, aga see võtab liiga palju aega. Kuidas tehnilisi teemasid ületada? See on ju saate mõte teile. Jagada head infot. Jagada head infot, kuidas lahendada erinevaid tehnilisi kriise lihtsalt loovuse abil. Just. Ja nagu täna sa ütlesid, sa saad küsida nagu igalt poolt ja sealt siis hakata katse-eksituse teel, et aga vanasti ei olnud kellegilt küsida, et see on ikkagi elu natukene lihtsamaks. Kindlasti oli naabrimehelt, helistasid kellegile, võtsid toru, helistasid, on ju. No jah. Polnud telefonigi. Siis jällegi me läheme sellesse aega, eks ole, kus sul ei olnud telefoni kohe käes kotist võtta ja pidid automaati otsima ja nii edasi, et tänapäeva noored ei oskagi ette kujutada seda hetke. Nii süsteemidest Angela juba rääkis, eks ole, et kuidas tänapäeva õppimine on, et oled loonud omale süsteemid ja... Mina olen, ma ei tea, kuidas teised teevad. Jah, et sina oled, ja ka õppimine toimub ju või see kooli minek on ju hoopis palju mõtestatum, eks? Jah, ma ei mõtle lihtsalt, et millega võrreldes või kuidas? Ei, no selles suhtes sellega võrreldes, ma ju tean, mida ma teen, ma ei lase poppi nii palju, ma valin selle aine ja isegi kui see aine mulle täna ei sobi, siis ma tean, mille pärast ma selle läbi ma pean või sealt siis selle. Ma mäletan, kuidas mu lapsed, või vähemalt üks kumbki neist ütles, et ma ei saa aru, miks ma pean seda kunsti ajalugu või muusika ajalugu õppima, et miks see mind peaks huvitama, on ju. Ja siis sa pead emana ju talle mingi adekvaatse vastuse ütlema, et kuidagi motiveerima ja siis nagu ka kooli toetama, et see on sulle laia silmaringi jaoks, eks ju, et sa teaksid natukenegi midagi millestki, et nüüd ma siis ütlen ise endale täpselt samamoodi, kui mul need küsimused tulevad. Et äkki meil 200-st üks soovib minna teadustööle ja tänu selleks valmistatakse meid kõiki selleks ette. Aga lõputöö on teil ka tulemas ju? Õnneks 3,5 aasta pärast, aga meid juba valmistatakse ette. Sest see on hästi oluline. Teil mõlemal algas kool septembrist. Jah. Olete koolis käinud siis tänaseks 2 kuud, natukene nädala peale. Olen kuulnud lugusid ka minu nooruspõlve aegadel vähem, tänapäeva noorte hulgas natukene rohkem. Et saadakse kooli sisse, aga sinna, kus on mitusada kandidaati ühe koha peale, et väga karmi konkursiga ja 3-4 kuu pärast tullakse koolist ära ja öeldakse, et see ei ole ikkagi minu teema, ma ei taha seda õppida. Kas sina oled täna oma valikus endiselt kindel, et sa oled õiges kohas? Mina olen kindel. Ma olen seda tundnud ka varem, et ma olen õiges kohas. Olen tundnud ka seda, et ma olen vales kohas ja siis olen pooleli jätnud, et päris erinevaid, või mitte erinevaid, aga päris mitmeid asju nagu võtnud ette varem ka, mille puhul ma olen tundnud, et kas ei ole õige aeg või koht või kuidagi nagu miski on nagu sees sellisest errorit löönud. Et olen ka jätnud koole pooleli, sest et ma olen tundnud, et ei, praegu ei. Ja siis olen uuesti läinud, siis kui ma olen tundnud, et nüüd võiks õige aeg olla, et kui ma magistrisse läksin nüüdismeedia õppekavale, Tallinna Ülikooli siis BFM-i, siis päris esimesel aastal ma ei saanud sisse, sest konkurss oli väga suur, me jäin napilt välja ja siis teisel aastal sain sisse, aga siis mõtledki, et ju siis see esimene kord võib-olla polnud õige aeg minu jaoks ja teise korraga ma sain sisse ja väga hästi läks ja väga kihvt oli. Et ma arvan, et see koht, et sa tunned, et see on vale, tuleb ka ise enda vastu aus olla. Sest ei ole ju mõtet teha aastaid midagi, mis sulle tegelikult ei meeldi. Lihtsalt mingisuguse välise surve või jumal teab mille pärast, et kindlasti tasub siis jätta pooleli, kui tundub, et see on vale. Kas see nõuab ka julgust pooleli jätmine? Ma arvan küll et ikka sa oled ju võtnud mingi asja ette, et tahad seda teha ja siis järsku tekivad mingi sellised kaetised tunded.
et seda siis ära lõpetada õigeaegselt, et mitte ennast piinata ja lasta seda aega raisku nii-öelda, siis jaa, ole julge ja kui tunned, et on vale, siis tule ära. Kas on mingi lähedastelt ühiskonnalt või kuskilt sõprusringkonnast nagu ka viltu vaatamist sellel, kui oled midagi pooleli jätnud? Oled sa seda kogenud või? Pigem võib-olla vaatavadki viltu need, kes on sellised vanema põlvkonna inimesed, sest et tol ajal ikkagi oli see, et kui sa kooli läksid, siis pidid selle lõpetama ka, et ei olnud väga sellist varianti, et ajad olid ikkagi teistsugused, et praegu meil on juba valikuid nii palju rohkem, et sa võid teha selle vale valiku ja siis võid teha uue valiku, mis on õige. Aga viltu vaatamist, ma iseenda puhul ei mäleta seda, et keegi oleks nagu viltu vaadanud, kui ma siin mingid asjad olen pooleli jätnud. Aga ma arvan küll jah, et seda võib tekkida. Angela, kuidas sul on? Ma ei tea, mingit viltu vaatamist, võib-olla ma lihtsalt ei pane neid tähele. Sest ülikooli, eks mina ka lõputööd ära ei teinud, kuna ma lihtsalt kolisin Riiga tööle 8 aastaks ja proovisin alustada, aga lihtsalt see seal väljakutse oli nii suur ja ma andsin alla või otsustasin, et teen hiljem, aga siis tulid lapsed riburada ja siis, kui ma hakkasin nagu mõtlesin, et teen ikkagi lõpuni, siis neid aineid oli nii palju vaja, siis juba äkki mingi 4-5 aastat oli vahet ja ma mõtlesin, et aga milleks mul seda diplomit vaja on, see on nagu juba suur challenge on ju. Aga nüüd minul on küll neid mõtteid väga palju peas olnud, et mis saab siis, kui ma ikkagi tunnen, et seda on nagu liiga palju minu jaoks, sest see on suur koormus ja pikk aeg. Ja ma tegin endaga sellise nagu rahu või diili, et ma teen semester korraga. Et ma ei mõtle sellest, mis saab kevadel ja ma võtan eesmärgiks hetkel, mul on 7 ainet, ütleme sellist suuremat, et ma teen need ära ja siis puhkan ja siis otsustan edasi. Et tegelikult ka ju elu tuligi vahele ja uued mõtted ja plaanid, aga ikkagi ma siis proovin hetkel nii. Ja tuli lisamotivaator, miks koolis käia, mis on väga naljakas, aga ma isegi ei arvanud, et see mind nagu trigerdab, aga mul on vist 3 või 4 tuttavat öelnud, et nende laps sellel erialal sisse ei saanud minuga koos kandideerides. Ja siis mul tekkis see tunne, et Angela, sa ei tohi seda nüüd kergekäeliselt võtta, sest et keegi, kes väga tahtis, nüüd nagu ei saanud sisse, nagu vaata, et ma nagu võtaks ära kellegi koha, on ju. Et jah, et see on tekkinud ajaga ja ma mõtlen küll selle peale, kui mul mingi nagu, et on nagu muid faktoreid ka. Ja sellest on väärtuslik ikkagi koht, et sa oled millegi ka nagu teistmoodi silma paistnud. Meile koolis kogu aeg öeldakse seda, et nagu neid oli nii vähe, kes sisse said ja nagu kogu aeg nagu räägitakse, et mina nagu ei tundnud seda väärtust, aga siis ma hakkangi mõtlema, et riigi poolt tasuta koht ikkagi, eks ju, et ja see, kui sa küsisid, et kas ma olen õiges kohas, siis jah, selles valdkond on õige. Et kui vaadata minu eelmist, et kust ma nagu tulen, et see ei ole ju väga suur karjääri või ütleme siis valdkonna muutus, et ma olen õppinud loomaarstiks kõigepealt, eks ju, siis ma õppisin massööriks, toitumisnõustamist, siis oligi sanitariks ja see tundub nagu hästi loogiline jätk, et meditsiini rada siis edasi minna. Et pole nagu uus koht on õige, loodan, et pean lõpuni vastu, aga ma lubasin endale, et kui ma tahan võtta vahepeatust, ma saan võtta 2 semestrit, eks ju, selle aja jooksul, siis ma teen seda, kui mul on vaja. Sest mul on üks väga suur eelis hetkel, mida teistel võib-olla paljudel ei ole, ma näen nende kõrval. Mina olen vaba ja vallaline ja mul lapsed on suured. Et tegelikult ma tajun väga selgelt, et kui mul oleks pere kõrval, siis see oleks palju raskem. Nii et jah, ütleme kas eelis või mitte, aga minu vaba aeg läheb siia hetkel, jah. Kindlasti, sest kui ma magistrit tegin, siis mul lapsed olid 5 ja 7. Päris keeruline aeg oli. Ma tegin 1,5 aastat, tegin kõik jutti ära. Ja siis enam ei jaksa. Enam lihtsalt ei jaksa. Samal ajal käisin ju tööl ka täiskohaga on ja eks see pere ja laste ja kõige muu kõrvalt õppimine nagu täiskoormusega on ikkagi keeruline. Seda enam, et minul ei tulnud midagi pähe tuupida, et need on ju nii erinevad asjad, et ka kui ma peaks midagi pähe õppima ja tõesti nagu võtma ennast kogu aeg nii kokku, et see kõik mulle päriselt meelde jääb alustades, ma ei tea, ladinakeelsetest nimetustest. Ma ütlen ausalt, ma ei kujutaks seda ette.
aga see mõte, mis sul oli, et võtad samm korraga, et mina teeks samamoodi, et ma ei mõtle ette 3 aastat, et issand, kus 3 aasta pärast, kas ma ikka saan tehtud. Noh, vaatad kõigepealt, kas sa jaanuarini saad tehtud, on ju. Ma selle loengu saan tehtud. Et milleks nagu nii palju ette mõelda, et ei tasu ette muretseda, et 3 aastaga võib väga palju elus juhtuda, sa kunagi ei tea seda ette, et pigem jah, väikeste sammudena ja miks ma ütlengi, et see mikrokraad on tore, sest ongi siuke üks väike samm, 5 kuud, septembris algab, jaanuaris lõpeb 4 ainet ja tegelikult kasu on ikkagi suur, et sa saad uued teadmised sealt, samas sa ei pea ennast pühendama mitmeks aastaks kuskile. Just see hea mõte, et elu muutub, siis vaata, kui ruttu sul sellest otsusest ja kooli minekust, kui palju sul selle aja jooksul muutub. Ja mina mäletan, kui mina tegin oma bakalaurust lõpetasin, hakkasin lõputööd tegema, siis ka, et ma ei lõpeta teistega koos, et ma teen eksamid, kõik asjad ära, ma käisin täiskohaga tööl, mul oli 3-aastane laps, siis ta oli 6, hakkas just kooli minema. Ja et ma ikkagi teen loengud ära ja teen sügisel, keskendun ainult tööle. Ja selle 3 kuuga ma vahetasin töökohta, ma käivitasin 2 restorani, ma Plika läks kooli ja mu tööpäevad olid hommikul 7 õhtul 8 pluss veel siis lapsega koolitööd, sest emal oli täiesti elu muutus. Ja siis oli küll, et ma võtsin vist 7 aastat vähemalt pausi. Ma ei läinud enam kuskile kooli. Ma täitsa usun, et mul üks tuttav just, kes suvel lõpetas siis sama aine ja tema läks ka kooli, kui ta oli 50. Ja ta rääkis, et ta muidugi hirmutas mind väga palju kõigest sellest, et ma püüan seda siis nagu mitte endaga kaasas kanda, aga tema ütles, et temal on nagu pere ja lapsed vist ei ole suht suuremad ikkagi, aga ikkagi, et tal oli siis mees kodus, kellest oli ka vaja hoolt kanda. Ja ta ütles, et teda ei olnud olemas pere jaoks nagu sellel ajal. Ja kui ta siis lõpetas, et seda otsustas, et aasta aega võtab vähemalt nagu kõigest nagu sellistest muudest asjadest puhkuse, et lihtsalt nii läbi oli. Aga kuidas siis selle ajaga hakkama saada? Pere, töö, sõbrad, kool, ärid, erinevad projektid veel, eks? No keeruline on, mingitest asjadest peab loobuma vahel lihtsalt, et kõik lihtsalt ei jõua, ei ajalises mõttes ega füüsilises ega vaimses võib-olla. Aga see on niisugune väike asi, ma arvan, selle tulemuse kõrval, mis sa sealt ju väärtust lood endale, et võib-olla mingil perioodil käid siis vähem trennis, on ju, nagu mina näiteks. et kõike korraga lihtsalt ei jõua ja tuleb kuidagi teha mõistlikke valikuid, mõistlikke otsuseid, et vaadata nagu kainelt otsa asjale, et panna mingid asjad fookusesse ja mõned asjad siis fookusest ära võtta korraks. Et, ja mina olen see, kes teeb väga palju asju ka viimasel minutil ja tihti öötundide arvelt. Tänagi 3:30 hommikul panin arvetil kinni. Siis on see, et aju töötab veel täistuuridel, siis ei tule und. Siis mõtled veel mingeid mõtteid. Et mis ma enda pealt oskan öelda, et ma võiksin osata veel paremini oma aega kasutada. Samas ma mõtlen selle peale, siis ma tegelikult ei tee nagu midagi sellist, mis oleks lihtsalt logelemine või ma ei kuluta aega mingi telefoni scrollimise peale, et tegelikult ma arvan, et ma kasutan oma aega üsna nagu otstarbekalt, samas ikka kogu aeg midagi kripeldab, sest et aeg on kogu aeg puudu, et mida ma võiks veel paremini teha või kuidas veel paremini nagu kasutada seda ressurssi, mis mul on. Et jah, aga põhiline mõte on ikkagi see, et kui see asi on praegu fookuses ja see kestab nüüd jaanuari lõpuni, siis ma tegelen sellega. Teised asjad siis, mida ma jõuan vähem, panen kõrvale. Need on natuke ootel või siis väiksema mahuga. Just. Kuidas sul, Angela, on see prioritiseerimine? Ma nüüd hakkan vastama täpselt selle essee põhjal, mis ma eile tegin. Meil on niisugune aine nagu õppimine, mis oli väga huvitav, et niisugune asi üldse olemas on ja et kõik, mida seal räägitakse ja siis seal oli üks kodutöö vaja ära teha, mis oli siis enda ajaplaan, ehk siis kuidas sa teed endale selle plaani, et kuidas sa suudad kõike nagu siis ära õppida või nii.
ja meil anti valik, et kas teha seda siis Google kalendris näiteks või selle põhiselt, et midagi kasutab ja mina siis siinkohal olen dinosaurus ja kasutan reaalselt ainult pabermärknikku. Nagu ma tõin seal ka välja, et sellel on väga suur eelis selles osas, et mul ei tule ühtegi teavitust, ehk siis see on aastaid nii olnud ja ma kirjutan seda üles ja jätan meelde. Et mul on ka piltmälu, et kui ma vaatan sinna, et siis ma tean tegelikult enam-vähem, ja puusse olen pannud võib-olla paar korda, aga üldiselt mitte. Ühesõnaga sinna siis kõigepealt ma kirjutan ära kogu oma semestri tunniplaani, märgin sinna ära kõik tähtajad, kontrolltööd, eksamid, kõik muud asjad, siis ma märgin sinna ära olulised spordivõistlused, olulised mingid isikliku elusündmused ja planeeritavad reisid. Ja muidu käis mul seal treenigraafik, siis võt nüüd nagu sinagi ütlesid, Annalisa, siis sellest ma olen hetkel väga suurel määral loobunud, lihtsalt ajalised ei klapi, et need trennid on nagu mul kool algab samal ajal ja teiseks ma tunnen, et ma olen aeg-ajalt väsinud ja keha ka logiseb, sest nüüd ma ainult istun ja nagu ei jaksagi enam ja ma saan aru, et see on väga nõrk koht ja see ei ole tore, aga hetkel on nii ja ma ei tee sellest mingit probleemi endale. Ja siis, kui ma olen need siin ära pannud, siis peaks mu tööaeg mahtuma järgmisena. Ehk siis tekib vaba aeg selleks, et kus ma need kliendid vastu võtan. On ju. Ja kui need on nagu paigas, siis tegelikult on mul ju 2 ettevõtlust. Üks on siis turismiäri Võrus ja teine on siis reisiplaneerimise ettevõtlus koos Riinuga. Ja siis... Ja pluss veel podcast. Podcast ka veel, selle peale mõtlesin, muidugi, see ka veel. See käib nii loomulikult. Ja siis, tänane päev, meil on ju 2 salvestust, eks ju. Ja siis, kui see on nagu nüüd seal kõik ära pandud, siis mul on to-do listid ja ma olen nendes ülihea, mul on neid 4 tükki. Mul on pikaajaline, mul on lühiajaline, siis mul on veel igaks päevaks eraldi, kus ma hommikukohvi kõrval siis vaatan üle täpselt, mis eile sai tehtud tegemata ja teen siis nagu tänase päeva olulised asjad. Ja minu jaoks see töötab. Aga mida mul ei ole? Sa tõid selle küll välja, Annalisa, et võib-olla see, et sul on see mõte, et sul ei ole aega, siis minul ei ole sükest mõtet. Ja ma arvan, et see on võib-olla see, et ma tegin sellega jällegi rahu oma peas. Et mul ei ole seda probleemi. Hea plaan. Et ma nagu, muidugi mul ei ole aega ja ma tean, ja ma ütlen Riinule ka, vaata, et just ütlesin, et teisipäeval on esimene eksam, nüüd selle kodulehe valmistamisega ma tegelen peale seda. Ma saan aru, et ma peaksin selle ära tegema, aga ma ei tee sellest mitte mingit probleemi endale. On nii, nagu on ja nii on kõige parem hetkel. See on väga hea asi, mida ma peaks ka rohkem seda, ma olen aja jooksul nagu ise endale annan andeks palju rohkem, kui ma vanasti seda tegin. Et ma olin hästi nagu kuidagi, mis õige sõna oleks? Perfektsionist. Jah, et umbes, et kõik peab olema nagu filigraanselt tehtud kogu aeg aga nüüd, kui ma midagi ei jõua või midagi jääb kuskil vahel ripakile või mingid sellised asjad, siis ka ma nagu olen endaga leebe. See võib-olla tuleb ka vanusega, et meil on 10 aastat vahet, et ma arvan, et ma ei olnud ka selline, et ma olen järjest rohkem läinud sellised. Ja tõesti, tühja nendest nõudest või koristamata tubadest. Kusjuures mul on sama praegu, mulle eile ka ma alustasin tööpäeva, ma tegin terve päeva tööd, õhtul kell 10 lõpetasin, siis korraks puhkasin natuke, võtsin aja maha, siis hakkasin kooli asju tegema. Köök on endiselt koristamata. Kõik on laiali, kõik vedeleb. Aga vanasti ei olnud minu jaoks selline asi mõeldav, et ma õhtul ei tee kööki korda. Sest kuidas ma hommikul siis ärkan, mul kõik segamini vastik ju. Praegu ma ei mõtle enam nii, sest mõtlen, et tühja sellest, ma võin seda homme õhtul ka teha. Et kuidagi olen õppinud ka asju nagu mitte nii tõsiselt võtma, et mitte midagi ei juhtu. Kas see äkki ongi siis lõpuks see tulemus, et me õpime vähem stressama, sest et see, ma tegelikult nagu ei stressa, võib-olla ma hakkan stressama siis, näiteks mingi sellise asja pärast, et kui meil on täna salvestus ja mul tehnika ei tööta, ja meil on vaja kellaajaliselt ja et võib-olla siis ma nagu natuke lähen pingesse, aga tegelikult nagu meil siin ükskordki oli, et uksed olid kinni, ei saanudki, mis seal ikka kõik siis? Kõik laheneb ära, tuleme järgmine kord siis. Külanine on ka meister ja meil aga samas meil oli väga tore kohtumine seal ukse taga. Ja tegime pool podcasti. et iga asi on millegiks hea ja see on nagu väga hea näide just, et ühel hetkel, kui ma ka avastasin, kõik räägivad kogu aeg, mul on kiire, mul on nii kiire.
ja siis vaatab seal telekat kodus või mis iganes teeb, eks ole, kuidas ta nagu lõõgastub, aga ikkagi, kui roogid, kuidas sul läheb, on esimene asi, mul on kiire, siis ka lõikad selle oma sõnavarast välja, mul on ju aega küll ja näedki, et see kuidagi nagu venib suuremaks. Mitte, et mul oleks nagu hullult aega, kui ma asju teen, ma täidan selle ikkagi ära, aga ma jõuan palju rohkem asju tehtud, eks. Et ma kuidagi võib-olla programmeerin seda oma vana pead ümber. Ja võib-olla ka natukene, mina olen küll õppinud seda ka, et ma ikkagi tahan sealt telekast mõne saate vaadata, mis mul on omad lemmikud. Et ma ühildan selle alati söömisega, mis pole võib-olla õige, aga vähemalt ma teen 2 ühes, sest nagunii ma istun siis ju mingi koha peal, eks ju, et ma ja teiseks siis õhtused harjutused, et kui mul on vaja teha oma nii-öelda mingid kehale jõuharjutused või oma seljaharjutused, et siis täpselt samamoodi mõtlen, et pool tundi oled seal teed ja lihtsalt paned teleka käima ja vaatad ära selle, mis sa tahad, eks ju, et mulle tundub, et tuleb ise leidlik olla. Selline 2 ühes minu lemmiktegevus on see, et ma lähen kõndima ja siis kuulan mingisuguseid asju. Et samal ajal, kui sa ennast harid või õpid midagi või lihtsalt kuulad midagi, mis sind huvitab, mida sa muidu ei teeks võib-olla, siis samal ajal ju saad ka füüsilist koormust, et see on siuke minu lemmik 2-1 tegevus. Väga hea. Hea valik. Eks me rääkisime ka sellest, eks ole, kuidas meil ei ole aega ja see nagu aja mahutamine pead prioritiseerima ja midagi ka ohverdama selle najal. Kas siis seda läbi kirjeldades mõtled ka, et see ikkagi oli ikka väga hull mõte? Ei teagi. Ikka otsus on nagu nii kindel olnud. Ma arvan küll ja, et ei ole siin mingit taganemisteed. et jah, elu on selline, et käib üles alla ja on nagu on. Minul on küll neid mõtteid olnud peas, et eks ma ilmselt, võib-olla see maht on lihtsalt nii palju suurem, eks ju, et natukene nagu paneb mõtlema, aga ohverdustest rääkides jah, et kas ma olen midagi ohverdanud? No muidugi olen. Palju asju olen ohverdanud, et eelkõige seda, mille peale ma selle aja kulutaksin muidu. Et jah, mul on kahju, et mu elus ei ole mingid teatud aspekte ja ma ei tea, mis oleks siis, kui nad oleksid seal olemas. Et lihtsalt ma arvan, et kõrvaltvaataja mõtleks, et näiteks, et kui tal oleks väiksed lapsed ja mees, et siis tal ei jääks ju nende jaoks üldse aega ja ma olen tegelikult suht nõus. Et nüüd ongi see küsimus, et kas ma nüüd tahaksin neid endale hetkel siis nagu tahaksin ikka ja küll ma siis lahenduse leiaksin. Et ega ma nüüd ei arva küll, et ma panin ennast nüüd muust elust 3,5 aastaks pausile. Ei. Et ikka nagu tahaks ja aga ohverdada tuleb ka siis. Kas teiste poolt tuleb ka nii-öelda väljaspoolt siis sellist kommentaari, kas sealt tuleb nagu pigem siukene imetlus või siis küsimus, et miks sa seda teed? Et kui me sporti hakkame tegema, eks ole, nii-öelda keskias pluss, eks ole, siis öeldakse kohe keskea kriis, eks ole, kas see õppima minekut nagu seostatakse ka sellega või pigem ikkagi vaadatakse, et vau, väga äge, et sa läksid midagi õppima. See on üldse huvitav selline lähenemine, et kui sa hakkad nagu elus mingeid uusi asju tegema, et issand, sul on ikka täielik kriis nüüd. Mis kriisist me siin räägime, kui inimene tahab asju teha nagu areneda ja olla ja teha ja käia. No miks see kriis on? Ei ole ju. Mis siis peaks tegema? Lihtsalt kodus vaatama telekat terve õhtu läbi ja nagu lihtsalt olema või? Ei. See, kui inimesed tahavad teha, see pole absoluutselt mitte mingi kriis. See on ainult äge ja mina olen küll kohanud ikkagi imetlust, et mu nooremad kolleegid ka, kellel ei ole lapsi ja kes käivadki ainult tööl, küsivad, et issand, kuidas sa jõuad? Sul on ju lapsed ka ja nii ja naa ja ikka nii tubli oled. Et mulle küll nagu keegi viltu ei ole vaadanud või seda pole ka õnneks öeldud, et appi küll, sa oled nüüd kriisis. Kas sa hakkad vanaks jääma või? Ei ole küll sellist asju olnud. Minul Kaitseliiduga kindlasti oli seda, sest et esimene aasta oli seal siis sõduri baasõppe, mis tuli läbida selleks, et sanitariks saada või parameedikuks. See oli selline kohustuslik pool. Oli küll selles mõttes ja eks ma olingi siis tol hetkel teatud kriisis ja see oligi mulle selline väike päästevahend, millest kasvas välja midagi väga toredat ja meeldivat.
Aga kooli puhul ei, kõik on olnud hästi positiivsed. Enamuse käest ma kuulen seda, et see on olnud nende unistus. Riinu isegi on öelnud seda, eks ju. Ma lihtsalt ütlesin, et lähme koos siis kooli ka. Et on just pigem seda, et ma ei ole julgenud seda ette võtta, et see on nii suur asi. Et seda kuulen tihti. Unistustest rääkides on mul to-do listis vajaduse põhiselt, sest muidu ma ei saa ühte tegevust teha, kui mul peab seal paber olema, aga just need, mida sa seal praegu teed, seal neid 10 000 erinevat lihast, liigest, ladina keeles. Vajadus läks väiksemaks. Vajadus on juba 5 aastat on seal tagaplaanil kohe, et ma saan muidu ka hakkama praegu veel, aga mida te ütleksite kuulajatele, mis sõnumid te talle kaasa annate, kes kuulab ja mõtleb, et ma tahaks ka midagi õppima minna, võib-olla isegi ta teab, mida õppida, aga olen vist juba liiga vana. Liiga vana ei ole mitte keegi mitte kunagi. Sa oled täpselt nii vana, kui vanana sa ennast tunned ja iseenda defineerimine vanuse järgi on üldse, ma arvan, selline vale tegevus, et me ei tohiks mõelda nii, et issand, nüüd on passis 5 ees ja siis nüüd on elu läbi, enam ei saa mitte midagi teha või ette võtta, et kindlasti kõik, mis sa tahad, siis tuleb lihtsalt ära teha, et ei, milleks jätta nagu võimalused kasutamata. Ja õppimise koha pealt mina ütleks nii, et see mikrokraad on nagu väga hea valik just seetõttu, et ta ei ole väga koormav, see ei kesta kaua, ja sealt edasi on alati võimalik ju minna, et minul samamoodi see on üks moodul magistriõppest, et juhul, kui ma tahan magistrisse minna, mul on üks osa sellest juba tehtud ja seda ülejäänud osa ma saan siis teha ülejäänud 2 aasta jooksul, et alati on võimalused ja on selliseid häid võimalusi palju, et lihtsalt otsast tuleb kuskilt pihta hakata. Ja ma arvan seda ka, mida ma siin ennegi rääkisin, et selles vanuses see õppima minek on ikkagi teadlik valik. Et kui sa ei ole endas kindel, siis ei ole ka mõtet. Et sa pead ikkagi teadma, et sa tahad seda teha, et see on sul vajalik või kuidagi nagu ise ennast upitada selle kogemusega. Et teadlikkus on siin, ma arvan, üks väga oluline märksõna. Angela? Mina tahaksin öelda, et ole enda vastu hästi aus. Kõigepealt, see oleks nagu eeldus, et üldse nagu mõtle selle peale, mida sa ise tahad. Mitte see, mida see pere või lapsed või ühiskond või töökaaslased või kes sa oled ennem olnud, et ära nagu defineeri ennast selle järgi, kes sa oled olnud. Et võib-olla sa tegelikult tahad hoopis midagi muud. Et mõtle lihtsalt selle peale, et ja siis selgub, et kas see on üldse kool ja õppimine, äkki see on hoopis täiesti midagi muud. Aga kui see nagu eeldaks nüüd õppimist näiteks, et ümberõpet, siis ma väga-väga julgustan ja ma ütlen, et ole enda vastu ka leebe, et kui sa teed selle otsuse, et unistusi tuleb proovida, et ma olen nagu seda meelt. Ja kui su unistus on näiteks midagi õppida olnud 10 aastat, sa võtad selle julguse kokku ja sa tunned ikkagi, et see ei ole sinu jaoks, ole enda vastu leebe. Sa vähemalt proovisid ja minu arust see on seda väärt. Et ka need ei ole nagu tagasilöögid, vaid et sa pead enda väärtust teadma. Võib-olla siis on midagi muud, mis tuleb veel ette võtta. Et peaasi, et sa lõpuks hakkad tegema kõiki neid asju, mida sa oled tahtnud. Eks et seal elu lõpu viimastel hetkedel ei oleks vähem kahetsusi, rohkem kogemusi. Ma ei mõtle isegi selle peale, et kuidas see kahetsus, sest et mina tahaks ikkagi lõpetada niimoodi, et lihtsalt otsustan täna, et lihtsalt lahkun ja siis ma ei hakka midagi siin kahetsema, isegi kui oleks midagi kahetsema. Pole aega analüüsida. et ma mõtlen, et kas just see aga lihtsalt, et naudi seda hetke, mis sul on, et ära mõtle selle peale, et kas ma kahetsen või ei kahetse, vaid lihtsalt tee iga päev seda, mida sa päriselt tahad. Lihtsalt probleem on selles, et enamus inimesi ei tea, mida nad tahavad. Ja ma ütlen, et alustama peaks sealt. On ju. Ja kui sa ise ei suuda välja mõelda, siis on nii palju sul kas sõpru või professionaale, kes sind võiks aidata, et küll te siis selle välja mõtlete.
aga et sa tunned ära, see on ju sees südamesse. Et siis hakka proovima ja kui ei ole proovima, see, siis astu proovi ümber. Ja vaata, see ongi siis see, et sa hakkad järsku tegema mingeid uusi asju ja siis kõik mõtlevad, et sa oled kriisis või midagi. Hulluks läinud on ju, pole terve elu pole sellist asja teinud, teine on 30 aastat mõelnud sellest, mõtle, mis pinge on ju, lõpuks see vabaneb. Et olge siis teiste vastu ka leebed ja olge hästi nagu toetavad just nimelt ükskõik, kes ta sul on, et ei ole vaja silmi pööritada ja öelda, et mis asja on ja mida on. Et lihtsalt enda vastu, teiste vastu ja elagegi elusat elu. Ja siis innustame neid, kes on selle sammu teinud, et oleme neile nagu toeks ja need inimesed ise ka, nad võiksid mõelda, et aga äkki ma ka kedagi inspireerin nüüd võtma ette midagi, mida ta pole kunagi varem teinud, aga on 30 aastat sellest mõelnud. Et jah, toetame üksteist ja oleme ägedad üksteise vastu ja kuidagi sellest heast energiast sünnivad ka juba väga paljud head asjad, et kui sul on toetavad inimesed ümberringis, sellest saad ka omakorda kuidagi nagu jõudu juurde. Ja kui tundub, et see asi on vale, siis jah, tuleb loobuda. Siis tuleb mõni uus hullus ette võtta. Sest kui sa oled keskeas, ütleme, et me räägime peamiselt nagu sellest perioodist, siis tegelikult on sul ju täpselt sama palju ees, kui sul on juba selja taga, nii et kas see siis on lõpp või? Ei see on ju absoluutselt mingi uue asja algus. Täpselt. Minu suureks inspireerijaks on üks täna siis juba rohkem, aga 80-aastane naine, kes Eestis elavas, ei ole kuskil välismaa inimene, täitsa Eesti oma inimene, kes läks õppima kondiitriks. Ja õppiski 20-aastastega koos, kes olid kutsekoolis, kes olid tulnud ja minu arust tema lugu on nagu nii inspireeriv, kus ta siis nende plaatidega seal ahjude vahel jalutas, kepp rippus üle käevangus, eks vahepeal toetas selle vastu. Et nii äge ja vanus ei olnud tema jaoks probleem, et ma nüüd olen sellises eas ja läksin kooli ja koos noortega, et väga äge. Nii tore, mul tulid külmavärinad selle jutu peale. Igal juhul see on hea hetk tänase saade kokku võtta. Aitäh Anna-Liisa, aitäh Angela oma mõtteid, emotsioone, kogemusi jagamast ja olemaks siis heaks inspireerijaks siis nendele, kes veel ei ole julgenud seda sammu ette võtta. Aitäh! Aitäh!